siis tollane vallavanem Varje Ojalo nägi mind siin Lihula vahel ja küsis, et kas ma ei tahaks võtta mõnda projekti ja selle taust on nüüd see, et meil on olnud 40 aastat siin oma suvituskoht, suvemaja, et sellest tulenevalt tunnen ma seda kohalikku piirkonda päris hästi. Ja siis ma mõtlesin, miks ei, et proovime, et kui liiderprojekti kaudu on võimalik mingit raha saada, siis teeme siia mingi näituse, mis kõnetaks inimesi, ja sellest sündis siis siin näha olev Lildikandi näitus. Idee on olnud kogu aeg selles, et me koondame siia võimalikult palju andmepanku, et kui tulla siia, et siin oleks võimalik saada andmeid Eestimaa mõisade kohta, see on muidugi igikestev töö, sellepärast et see, millest me alustame, sinna saab kogu aeg lisada andmeid juurde ja juurde ja juurde, sest et ühe mõisa problemaatika ei ole ju see mõisahooned, ei ole ka arhitektuur ega see, mis siin toimus, siin on kogu see majandamine, mõisamajandus, see, mis ta Eesti põllumajandusele ja majandamisele üldse kaasa tõi ja kui positiivne see külg oli, või siis kunst, või siis teadlased või mida iganes, eks ole, nii et seda sellist info kättesaadavuse võimalust, mida siis jälle edasi jagada, eks ole, see peaks olema siin. See, mida me väga tahaksime, et siin oleks võimalik. Linnuse mäel on ju väga-väga palju tegevusi. Siin on ju väike laululava, mis on väga armas, kus tehakse kontserte. Siin on ju lõppude lõpuks ka Ordu linnuse varemed. Et siin on seda ajalugu tohutul hulgal. Ja üks lisandus, mida me nüüd tegime ja jätkasime, seda alustati vist 2010. Aga vahepeal see soikus, et kolme Steinberg maja väljakaevamised, mida Anton Pärn siis Haapsalust alustas, see vahepeal soikus, aga nüüd me jätkasime seda nii, et eelmine aasta ja see aasta ja plaanis on ikkagi need varemed välja puhastada. Lihtsalt nad on jäänud sellesse olekusse, nagu nad olid ja mõisamägi muudkui kuhjus, nii nagu Mati Mandelüpp ütleb, et see on nagu Eesti Pompei, see kõik on siin varemed, mille peal me praegu praktiliselt oleme. Peale selle mõisahoone on ju Viinaait, mis sai nüüd Norra Muinsuskaitseametit toetuse. Et Viinaaidast tuleb siis nüüd see kogukonna käsitöö nagu keskus või käsitööait ja sinna tuleb siis muinsuskaitse restaureerimisinfokeskus ka juurde. Kuigi muinsuskaitse otseselt kaitse all ei ole palju objekte, aga kuna see ala on suhteliselt suur, siis sinna alasse mahub neid hooneid niivõrd palju, et nad kõik peavad nende reeglitega arvestama. Plaanid on meil jah päris suured, eks näis, kuidas need ka ellu saab viia ja muidugi, et kuidas saab selle kohaliku siin mõnesaja meetri tagant koobipoe eest nagu siia poole lükata. Aga see ei toimu väga kiiresti, et kuna siin vahepeal lihtsalt selle mõisa nagu kasutus oli niisugune väga ebamäärane ja kunagi 1980. lõpus olevat siin isegi ei olnud disko. Nii et mida siis enam ei olnud seda Sofoosi kontori oli ka ju tegelikult siin samas Sofoosi kontori ja eluruumid on näha siin ja kõik, mis söök oli alumisel korrusel, nii et Sofoos kasutas seda siis nagu oma otstarbel ja väga hea, et ta muidugi seda tegi, sest sellele on see mõis ka ilmselt säilinud, et paljudel pole funktsiooni ja paljud on selle ja väga hullusti siin ka ümber ehitatud, siin olid sellised vaheseinad, mis olid kõrvaldatavad ja sellised, ei tekitatud paksu pahandustega siukest, et isegi vanad uksed on säilinud siin kinni pandud uste või ukse kohtade sees on vanad uksed, mida me oleme restaureerinud, nii et meil on siin nii uuesti tehtud uksi kui ka vanadest restaureeritud uueks nii-öelda. See asi, mida tavaliselt ei nähta, on ju katused, korstnad, katuse alused, eks ole, kõik see, mis talad ja kõik, mida tuleb teha ja uuendada, et selle jaoks me oleme raha saanud, nii et meil on uuendamata veel katusekivi, mis küll välja ei paista, aga mida tuleb ka teha, kõik muu toolvärk on tehtud, nii et on tehtud ka korstnad ja peale selle me saime ka Muinsuskaitseametilt raha, et me muidugi taotlesime fassaadi jaoks, kogu fassaadi jaoks, siis saime aru, et nii palju me ei saa, siis taotlesime esifassaadi jaoks ja lõpuks jäi portikus alles. Ja arvestades hinnatõusu muidugi
saame me aru, et me ei saa ka tervet portlikust enam teha selle raha eest, mis meil on. Aga midagi saame, ehk siis saame sambad teha ja tagant krohvida ja värvida, aga aknaid uuendada ei saa. Osa aknaid on mõisal uued, osa on veel vanad, nii et ühesõnaga siin tuleb nagu samm-sammult minna, siin ei ole mitte midagi parata.